2028. aastal kasutatakse Los Angelese suveolümpial spordirajatistena juba olemasolevat taristut. Mitte ei ehitata seda eraldi, et see jääks siis hiljem mineviku näitel lihtsalt seisma. Mullu kasutati Pariisi olümpial sportlaskülas papist voodeid, mis pakkusid kõneainet sama palju kui võistlus ise. Need on vaid mõned näited spordipanusest keskkonna säästmisse. Probleem oligi see, et tegelikult meid ümbritsev keskkond mõjutab sportimist. Sportlastel on keeruline saada selle kuumusega hakkama, need ootamatud ilmastikuolud võivad peatada mingid üritused, et kuidas sellega kõigega toime tulla. Pluss siis see, et mida me saaks omalt poolt teha, et leevendada neid olusi. Ja hästi oluline on tegelikult see, et ka väiksed sammud loevad. Taolisi pealt näha väikeseid, kuid abiks ikka samme on astunud ka klubi Tartu Maraton, mille jalajälge kujundavad tuhanded Eesti sportlased, kes organisatsiooni üritustel osalevad. Korduvkasutatavate toidunõudele täielikult üleminek näiteks, et me alustasime seda juba 3-4 aastat enne seda, kui see muutus siis riiklikult kohustuslikuks. Ja oleme kõik need kadalipud läbi teinud alates sellest, et pidime osaliselt minema korduvkasutatavate nõude peale, sest Eestis lihtsalt ei olnud nii palju teenusepakkujaid ja nii palju nõusid, et meie üritusel kasutada. Tammemäe tõdeb, et näiteks korduvkasutatavate nõude siinse trendiga pole ta välismaa spordisündmustel kokku veel puutunud. Ja mis seal salata, roheline mõttemaailm on kallis. Kui piltlikult öeldes enne oli kulu 0, sellepärast neid topse sai brändida ja koostööpartnerid said sellega ka oma reklaamiväljundit, siis kui tulid ühiskasutuses ringluses olevad topsid, siis see kadus ära ja circa 5 korda muutus siis asi võrdes sellega kallimaks, kui näiteks oleks kas või tulnud neid topse enne osta, eks ju. Interaktiivse näituse puhul koges muuseum korduvalt väljaspoolt kõhklusi, et süütu sport ei mõjuta keskkonda. Ühtlasi tuli autoritel läbi hammustada, mis on rohepesu ja mis mitte. Tegelikult isegi Pariisi voodi kõrval on kõige suurem atraktsioon on meil tuulejalka, mis on siis Timo Tootsi tehtud installatsioon. Ja seal siis saab ise pumbata Tamme staadionile elektrit ja siis seal hakkab mäng käima. Nendele, kes arvasid, et autosport või mootorisport laiemalt on enim saastavam spordiala maailmas, siis eksite. Tegelikkuses on see tennis. Aastas valmistatakse umbes 330 miljonit tennisepalli, mis muutuvad kasutuskõlbmatuks mõne tunni möödudes ning mis loodusesse sattudes lagunevad kuni 400 aastat. Sama hästi võiks neist ehitada massaažitoole. Jalgpalli saab samuti tahtmise korral roheliseks muuta, nagu on tõestanud Tartus kõrgeid sportlikke ambitsioone omav jalgpalliklubi Velko. Velko Santos Elektra ehk meie klubisüsteemi 3 osa igapäevaselt treenivad ja mängivad meie koduses Holmpargis, mis on siis meie enda ehitatud ja juba seal me lähtusime tegelikult keskkonnasäästlikkuse põhimõttest, sest me kasutasime tribüünimaterjalina puitu. Lisaks on meil seal päikesepaneelide park, mis siis salvestab seda päikeseenergiat nüüd akukonteinerisse, nii et inimesed saavad seal käia oma elektriautosid laadimas. Samuti on meil plaan siis staadioni ehitamisega tekkinud CO2 ära neutraliseerida puude istutamisega, selle jaoks me veel otsime partnerit ja lisaks on meil seal siis selline kirsipuude allee, mis viib staadioni juurde, kus me siis ka tervitame elurikkust. 27. septembril avatud Maris Mägi ja Liina Laugessaare näitus Kuumenev finišijoon sport muutuvas keskkonnas on külastajatele avatud 2 aastat.